Sellel kevadel siis alustasime suurtemate rajaparandustöödega, et eesmärk oli siis rajapind saada võimalikult siledaks, et oleme juba siin mitmeid nädalavahetusi tööd teinud, freesinud ja lihvinud betooni siledaks. Et pind on nüüd oluliselt siledam ja hetkel siis käivad meil raja slikiga katmised, et selleks oleme siis kutsunud appi endale Rootsi professionaalse tiimi, kes siis tulid oma rajamasinatega ja hetkel siis rada võib öelda, et on parem kui kunagi varem, et kui eelnevalt oli meil napilt 200 meetrit rehvitatud, siis nüüd tuleb terve 400 meetrit, nii rehv kui ka spetsiaalne liim rajale ja rada on ka oluliselt laiemalt nüüd ette valmistatud, et kui ennem oli ainult siis auto laius, siis täna on meil ikkagi rada terves ulatuses kummi ja liimiga kaetud. The technologies we are making some rubber skin on the concrete airfield. We put rubber on it so they can use their car with the same rubber on their tires to get a really good grip. That's what we are doing. And how it's done? It's done. We have those tractors here. We use new slicks, drag racing slicks and old slicks. And we press them to the surface with the tractors and just scrub on. Mida see Eesti kiirenduse vaates tähendab? Eesti kiirenduses ma usun, et on murranguline aasta, sest et kindlasti hakkavad kõik sõitma rekordeid, et me kindlasti murrame nii-öelda uude sekundisse, et kindlasti tuleb 6 sekundi aeg ja kes teab, et võib-olla enamgi. Aga kindlasti paraneb ka meil oluliselt turvalisus, sest et pidamine on ühtlane ja ei ole üllatusi. Et kindlasti on võimsatel masinatel oluliselt lihtsam ja turvalisem sõita. Et tahaks tänada kõiki toetajaid. Meil on toetanud nii ettevõtted kui eraisikud, et see eelarve kokku saada ja loodame, et selline asi jätkab ja me saame investeerida ka tulevikus siis raja parandusse.